nagu te ilmselt juba video pilgrast nägite, siis tänase video teemaks on jõuludekoratsioonid, kuidas teha oma tuba rohkem jõululikuks ja suht lihtsad meisterlused ja osad on ka siis sellised asjad, mida te saate poest osta, et lihtsalt ja nagu jah, okei, saadab vist küll. Ja kui te elate Tallinnas või kuskil, siis te ei saa võib-olla, teil ei ole võttes täpselt sama asju, aga sarnaseid asju saate muidugi võtta, nagu kõik ei pea olema identsed asjad. Ja kui sa pole nagu varem näinud, siis tere, mina olen Teele, ma olen YouTube'i kanal, mis on väga cringy ja kui sa soovid liituda kohukesteskoodiga ja näha veel seda cringy, siis vajuta seda punast subscribe nuppu seal all. Aga ma ei räägi rohkem ja alustame videoga. Esimeseks sammuks on siis koristada oma tuba ära. Sellepärast, et kui te teete dekoratsioonid ja ma ei tea, vahetate voodipesu ära, aga teil on tuba ikka sassis, siis see ei näe hea välja. Alustame siis ma arvan asjadest, mida saab poest osta ja siis lähme DIY-de juurde. Niisiis, esimeseks asjaks on siis kas uus voodipesu või pleed, mille te saate panna oma põhiteki peale. Ja soovitatavalt jõuluteemaline. Siis teiseks asjaks on siis sellised päkapiku moodi pesulaksud ja juhul, kui teil on selline DIY siin, nagu selline, siis need pesulaksud saab asendada sellistega. Ja ma kohe näitan ka, kuidas seda teha. Niisiis, selleks on teil vaja lõnga, väikseid pesulõkse või selles olukorras jõulupesulõkse ja pilte, ükskõik milliseid. Ja siis te lihtsalt saate panna seal lõnga seina külge, oleneb kas mingite naeltega või seote selle või üleüldse, otsustage ise. Ja siis lihtsalt pange pesulõksudega pildid sinna külge ja nii lihtne see ongi. Ma panin need päkapikud külge ja nad näevad hästi normaalsed välja. Hetkel on see siis poest ostetavatest asjadest kõik ja nüüd alustame me siis DIY-dega. Niisiis, selleks saate lihtsalt valida suvalise objekti ja dekoratiivteibi. Niisiis, dekoratiivteibiga saab väga palju ägedaid asju teha ja mina selles olukorras tegin esimeseks karbi. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Run away, here's the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song, we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. Järgmiseks ma siis otsustasin panna ka dekoratiivteipi veidikene raaminurkadesse. When you're in town, later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in the winter wonderland. Selleks on teil ka vaja veidikene dekoratiivteipi, aga igal juhul kõigepealt peate te kujundama arvutis teksti ja muidugi on värviprinter suur eelis, aga mustvalge printeriga saab seda ka teha. Mina isiklikult tegin mustvalge printeriga. Ja siis, kui teil on see välja prinditud, siis pange ümber dekoratiivteip ja jätke veidi ääri üle, sellepärast et siis te saate kleepida selle paremini ilma lisateibita kuskile külge. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Run away, is the bluebird. Järgmiseks on siis kõige loogilisem asi, milleks on jõulukaunistused sinu toas. Niisiis, teil on lihtsalt vaja jõulukaunistusi ja panete need kuskile riiuli külge, riiulite peale, laudade peale ja ma arvan, et see on tegelikult kõige suurem asi, mis teie tuba muuta saab. Siis hea on panna ka jõulukalender nähtavasse kohta ja ka jõululõhnalised lõhnaküünlad on väga head, sellepärast et need kuidagi lisavad seda jõulutunnet tuppa. Aga muidugi saab poest veel asju osta ja mina isiklikult ei võta nagu toa dekoreerimist jõuludeks niimoodi, et peab nüüd poes 50 eurot kulutama ja selle tõttu ma video tegingi, et teiega jagada neid lihtsaid, enamikult suhteliselt odavate ja koduste vahenditega jõuludekoratsioonide tegemist.
te ilmselt nägite, siis ma lisasin ka dekoratiivpatju. Ja need tegid ka voodi juurest suhteliselt suure töö ära. Nii et soovitan ka neid. Dekoratiivpatjad olid mul muidugi juba varem olemas. Aga jah, kui teil on dekoratiivpatju, siis soovitan neid lisada. Ja ma väga loodan, et see video aitas teid. Ma loodan, et te saate midagi järgi teha või midagi sarnast teha. Kusjuures meid on juba 72, mis on nagu ultra äge. Kohukesi on juba 72. Ma ei öelnud seda intros, ma ei tea miks, aga see on äge. Ja kui sina tahad olla kohuke ja kui sa veel pole, siis vajuta seda punast subscribe nuppu. Ärme lähe pikale ja bye!